Tere päevast kõigile ja tere tulemast minu Moodle kursusele. Sellest videotunnis ma näitan teile, kuidas õpilast käsitsi registreerida, kuidas luua registreerimiskood ja kuidas kursusel rühmi luua. Kõigepealt lähme siis töölauale. Nii, oleme siin töölaual ja lähme siis minu kursustele. Minu kursused ja see kursus, millega me tahame oma õpilasi registreerida. Siis minge menüüsse osalejad ja siit menüüst klikige palun selle ikoonile toimingute menüü peale ja valige ise registreerumine. Vaadake, et need mõlemad valikud oleksid sees ja siit te saate luua kursuse registreerimiskoodi. Mul on see kood juba loodud, et ma ei hakka seda uuesti tegema, aga teie palun siis looge seda koodi ja kirjutage see üles, et see ei ununeks. Praegu me sellest ei räägi, sest rühmades me räägime natuke pärast. Kõik, mis te peate nüüd tegema, et vajutage siis siia salvesta muudatused. Ja nüüd vaatame, kuidas saab õpilast käsitsi registreerida teie kursusele. Lähme siis siia osalejad menüüsse ja siit valige käsitsi registreerimised. Ja siit valige registreeri kasutajad kursusele. Aga kindlasti teie õpilane peaks juba registreeritud olema ja tema nimi ja perekonnanimi peab olema siin süsteemil. Ma otsin siis kasutajat. Minu juhul on see John Smith. Ja nüüd ma näen, et see John Smith on täiesti olemas. Klikime tema peale ja registreeri kasutajad kursusele. Ongi kõik. Nüüd on kasutaja registreeritud ja seda kasutajat saab pärast kustutada soovi korral või siin saab kursusele registreerumist muuta. Ja viimane asi, millest ma tahan rääkida, et kuidas luua rühmi. Lähme tagasi siis kursustele ja valime siis siit osalejad. Jälle klikime selle ikooni peale ja valime rühmad. Ja nüüd te saate siis rühmi luua, loo rühm, andke sellele rühmale nimi ja siin siis looge rühma parooli. Ja tegelikult ongi kõik. Salvesta muudatused ja kui õpilane hakkab registreeruma teie kursusele selle koodiga, siis tema automaatselt lisatakse sellele rühmale. Tänan vaatamast, head aega!